On 7. juuli 2009. aasta. Praktiliselt on üle maailma kriis, mis kajastab ka meid, eestlasi, Eesti rahvast ja Eesti riiki. Kõik me oleme stressis, oleme väga kurnatud mõttest, inimesed mõtlevad, mis meist saab, kuhu me nii jõuame. Meil on pangalaenud, me elame kõik võlgades ja nüüd selline majanduslangus, mis on meiega juhtunud ja mis häirib väga paljusid inimesi. Pöördutakse arstide poole, ravi eesmärgil, saada abi stressi suhtes, tekib inimestel seoses nende laenudega igasugust halbu mõtteid. Ja lihtsalt siin tuleb appi ka meiesugused tervendajad, kes soovitavad ka inimestele palju, kuidas edasi ja kuidas saada väljapääsu sellest olukorrast. Mina isiklikult soovitan inimestele, kui on võimalik, tuleb loobuda lihtsalt suurtest majadest või isegi suurtest korteritest, suurtest autodest ja miks mitte ka suurtest suvilatest, mootorpaatidest, mida meil lihtsalt igapäevaelus me ei tarvita. Ja me peame suutma nendest asjadest loobuda. Kui me ei suuda ja me elame asjades kinni, siis meil on raskusi edasiminekuga. Ma arvan ühte asja, meil tuleb pöörduda tagasi, meil hakkab väga palju aega olema, sest vahepeal meid oli ahetud nii kiireks see elutempo, et me ei suutnud ringi vaadata, me ainult tormasime. Küll oli vaja sinna, siia, edasi, tagasi, aga me ei näinud isegi võib-olla, kui küsida, mis lõhn on nurmenukul, siis inimene ei oskagi vastata, sest tal ei olnud kunagi aeg loodus seda näha. Aga praegusel juhul tekib aeg, kus tuleb kätte võtta labidas, kaevata üles suvilamuru, maha panna oma kartul, nagu me tegime seda vanasti, kõik kurgipeendad taastada, tomatid, asjad, maasikad, õunad, kõik tuleb ära võrjata, sügisel saab ja panna ujule. Siis me saame hakkama. See on kõige lihtsam, aga seda on väga raske muidugi teostada. Ja sellepärast ongi, et nii palju väga suurt peibutusi on igasugused lastele ja meil on raske lastel selgeks teha, kui me peame seda suutma. Peale seda tehti ka lastele selgeks, et ei ole magusat nii palju ja ei anta seda, sest seda lihtsalt ei olnud võimalik ja peame suutma seda tänapäeval teha. Ja me elame selle kriisi üle, on ainuke lahendus. Ja meie ravitsejad enda poolt või tervendajad püüame ka inimesi aidata, tervendada, mitte ravida. Ravimiseks on meil meditsiin, on igasugused rohud asjad. Ja meie tervendajad püüame soovitada ja anda inimeste organismile sellise tõuke, millega hakkab inimese organism ise tervenema. Ja minul koos Läti kolleegiga õnnestus valmistada maarohtudest ühed tilgad, mis aitavad inimest väga hästi stressi puhul. See on selles pudelis peale on maarohu, ma koostist rohkem räägin, kasutavad natukene sellised asju, aga põhiline, kõik on maataimed, on Eesti omad, on natuke Indiast pärit. Ja nende tarvitamisel on väga lihtne. Kui me õhtul leidame magama, me paneme 15 tilka suhkrutüki peale, paneme keele alla suhkrutüki ja kui see sulab ära, ta imendub läbi meie keele alt nahast organismi, me muutume rahulikuks, meil tuleb rahulik kuni ja me magame öösel ilma mõteteta, et mis homne päev toob, me puhkame välja. Ja hommikuti ma olen soovitanud võtta 50 grammi vett, panna 12 tilka seda taimeleotist, juua ära enne tööle minekut. See lihtsalt rahustab inimese ja annab jõudu. Kui rohud teevad sellise asja, et nad võtavad inimestel tihtipeale ära energia, teevad mitte adekvaatseks, inimesed on loiud ja niigi on väsinud ja närvis, siis vastupidi, need looduslikud tilgad aitavad inimestel nagu koondada jõudu ja vastu pidada päevasele tempole. Ja nad on väga kahjutud, kuna nad on looduslikul baasil tehtud. Ja lõpetuseks ma soovitan inimestel pöörduda nii meditsiini kui tervendajate poole, et selles keerulises olukorras ellu jääda, välja tulla tervena ja olla rõõmsad, sõbralikud ja üksteisele hea soovlikud.